Tere tulemast kolmandasse E92 taastamise episoodi ja tänane episood tuleb äge, sest vaadake, mis siin on. Carbon roof jõudis lõpuks Leedust. Ja ma olen siin enam-vähem ära preppinud ka kõik. Tegelikult käis auto eile veel live garaažis. Korralik sisevesu on tehtud nüüd. Nüüd ma hakkan seda muidugi kohe määrima. Vaadake. Enne oli siin siuke kole, siuke kopitanud veelõhn. Nüüd on nagu siuke mõnna. Ma ei tea, panem katused ja klaasid ette, võib-olla annab veel tunda, aga siis paneme selle lõhnapommiga sisse. Aga katusega. Mul on juba siin valmis tööriist. Pole kunagi seda kasutanud. Ma vaatan, et siit on nagu väga raske seda teha, on ju. Siis ma pean selle sisse vist ronima. Aga ma hakkan kuskilt otsast pihta ja siis mul on vähemalt siin mõned mehed abis, kes aitavad selle peale tõsta. Nii et see võiks päris easy olla siukse tööriistaga. Siit võid valida veel seda kõrgust, et palju liimi vajad, et palju see sälgu kõrgus on. Ja ma loodan, et ma liiga ära plätserda midagi siin ja liiga palju ei pane, liiga vähe ei pane, et kuskilt lekkima ei jääks. Ma ei tea, pole varem siukest asju teinud, nii et õnneks on vaata odav auto, millega seda katsetada, nii et ma olen varsti ekspert. No nii, katus on peal, natuke siuke kumise väel on, aga paneme siia alla pärast hiljem mingit mürasummutusmatti. Põhimõtteliselt nüüd saaks juba klaas hakata liimima, aga tegelikult üks murekoht on, see on siin. Ja nüüd lähebki tegelikult hoopis BMW läheb hoopis värvi. Ja aitäh Rasmusele, kes siis orgunnis selle värvi asja, et 6-7 stange läheb ka kaasa ja 6-7 paari õppi. Et siis saab 6-7-ga ilusaks. Väga hästi peale ära ei mahu, aga õnneks saab kasutada kinnistaagist. Ma arvan, et see katuse liimimine sai päris hästi esimese korra kohta. Et siia saab ilusti klaasi nüüd liimida. Kui nüüd saab värvi tehtud, siis saab klaasid ette ja siis saab pilli kokku panna. Ja siis hakkab asi juba looma. Siis ma ei tea, mis edasi saab. Siis saab natuke sõita, käia transpordiametis, võtta arvele. Ja siis peab hakkama mootoriga tegelema. Mootoril on väike mingi klõbin sees. Ma arvan, et ketiliinis on midagi pahasti. Mingisugune ketitald või midagi on katki. Et 3000 pöörde pealt siis käib natuke kolistab. Vaikselt edeneb. Ma alguses mõtlesin, et ma teen selle kiirelt ära, paar nädalat tehtud. Ma arvan, nüüd on paar kuud juba möödas. Aga see karbonkatus ootamine võttis ka omajagu aega. Aga õnneks on ta nüüd tehtud. Ja siuksed ägedad finnid on peal või nii, et see teeb tugevamaks seda veel. Nad on suht õhuke. Et näed, näpuga jõuad isegi vajutada. See on siuke motospordi katus tegelikult. Et tänavaauto katus tegelikult on palju rohkem kihte, aga seda ei olnud kuskilt osta. Nii et sai see motospordi versioon ostetud. Minul pole vahet. Näeb hea välja ja nüüd on vaja lihtsalt leida see kapott. Ma ei tea, kus me selle kapotti leiame, sest see on suht haruldane ja kallis jällegi. Ega muud ei olegi. Täna rohkem ei saa teha. Viskan selle BMW siis aagisesse ja loodan, et värvitööd lähevad kiirelt ilusti. Tervet autot muidugi ei värvita. Teeme ainult need kohad ära, mis sai Plekimäe juures tehtud. Mõtleme hiljem edasi, mis selle ülejäänud kerega saab.
BMW on värvimisest tagasi, päris ilus sai. Pole veel tulesid asju külge pannud. Nüüd on aeg klaaside jaoks. Klaasid on olemas, kasutatud tagaklaas. See on põhimõtteliselt valmis kohe. Hakkab sinna krunti peale panema ja siis läheb liime. Ma olen üksi garaažis, ma ei tea, kas ma sellega hakkama saan, aga proovime tagaklaasid on ära liimida. Näed, seda külge, see on natuke pollitud ka. Ei saa aruga enam, et siin midagi on. Et tuleb terve auto ikkagi kergelt üle pollida ja siis ongi väga hea, ma arvan. Mis veel huvitavat toimub? Lagi. Ma tellisin musta lae ja siis see lagi tuli niimoodi, et ma näitan, must lagi on siin. Ma tellisin komplekti, aga tuli ainult lagi, siis ma mõtlesin, et ma saadan tagasi selle. Aga siis nad ütlesid, et me saadame sul teised jupid järgi, aga vahepeal ma juba panin teise lae siia. Nii et tuleb see originaallagi ikkagi ära võtta ja must lagi panna. Kui seda ühe korra juba teha, siis miks mitte. Must lagi ei olnud üldse kallis ka, alla 200 kõik asjad kaasas. Tagant panin valmis ära kõik. Ma loodan, et ma seda liimimist pekki ei keera, aga tahtsin ise teha. Kogemuse võrra rikkamaks saada. Et äkki keegi tuleb mulle appi ja siis tõstame ta ette ära täna. Aga siis ongi ainult kokkuladumise vaev ju. Esiklaasi ostsin uue. Mingi klaasi tööriistad olen ostnud endale. Ilmselt oleks odavam tellida inimesed, kes oleks selle klaasi lõikanud, liiminud, aga tahtsin ise teha. Nüüd on tööriistad olemas. Ma olen liiminud küll mõnda klaasi, aga need on sellised täiesti raiped olnud, kus ma isegi ei pannud seda tihendit. Aga mõlemad uued tihendid on ka olemas. Et alustame tagaklaasist, see on kergem. Üleklaas tegelikult on ka, see oleks kõige lihtsam, aga tegelikult paneme sellega täna ära. Siin on vaja natuke puhastada veel ja teha. Siimi külje peal on nüüd näha enne poleerimist ja teise külje peal uks ainult pärast poleerimist. Mingisugust kriipse ikka näeb tegelikult lähedalt. Aga palju parem on. Ja kapott. Ma sain selle värvimeeste, kes sain tasuta kapotti endale. See oli krunditud. Ja siis ma mõtlesin, mis ma teen, lasen värvida. Lasen, ma ei tea, karbon kapoti mõte oli kõik. Ja siis ma lasin ta hoopis kleepida karboniga üle. Kuna meil ei olnud värvi ka piisavalt ostetud selle jaoks, et seal värvimeesturus ära tehada ja hakkab looma see BMW projekt. Varsti saab mootori kallale asuda ja siis käigukast 8 AP. Käigud lendavad. Nagu päris. Päris üksinda oleks väga raske olnud, aga õnneks Magnus just tuli siia. Küljeklaasi liimisin ka kiirelt ära, aga põhimõtteliselt on üks liimipulk veel puudu. Siis saaks esiklaasiga ära teha, nii et see homseks. Siis saab pilliga juba välja sõita. Proovime minna. Siis saab tuunima hakata. Sisu on ka väga kokku panna. Seda ei viitsi nagu enam kuidagi üldse teha. Lahti on ikka hea alati võtta, aga kokkupanek on siuke kehvake. Kas katusel istud ka vist ära liimima? Selle katusega enam neid klambritega ei saa panna. Nagu plõks, muidu käiks. Nüüd tuleb liimiga panna. Nüüd selle sama klaasiliimi törtsu lasen sinna 2 kohta või 3 kohta ja küll ta peab. Klaas nagu nipsti ees. Tänane esiklaasi kord. Eile sai liim otsa. Esiklaas läheb tutikas. Ma ei ole ise kunagi ühtegi tutikat klaasi liiminud, nii et mul kaamera taga Sander abis. Sander siin editis oma videot telefonis. Väga huvitav. Mina ei oskaks seda teha. Aga põhimõtteliselt tõmbame krundi peale klaasile ja sinna auto poole ja siis mätserdame liimiga veits. Ja siis tõstame paika kahekesi ja vaatame, mis juhtub.
loodame, et tagaklaas läks ilusti. Ma arvan, et see on väga professionaalne install seal. Vaatame, et esiklaasiga midagi halvasti ei lähe. Nii, valmis kruntimiseks. Näpujäljed uuesti peal. Tuleb jälle maha pühkida. Ma arvasin, et see klaasi paigaldus on mingi hull teooria või nagu hästi raske. Aga tegelikult vist nii hull ei olegi isegi. Et tööriistu muidugi läheb natuke vaja. Ma olen endale nüüd kõik ära soetanud. Kuradi tihend, B-osa tihend. Tagumine klaas, seal oli see õige A-osa tihend ja seal oli nagu istus kõik natuke paremini. Aba, doktor poob kindlad kätte. See need klaasiliimid ja krundid, need on nii jõhkrad, et enam nädal aega ei saa käsi puhtaks muidu. Ma ei tea, mis see krunt teeb, aga see pannakse siia ja vist, et liim paremini siis klaasi külge nakkuks. Väike siuke. Siis on siuke spetsiaalne aplikaator. Nii. Hakkame siit minema. Ei. Kuradi tihend ei istu ilusti, mulle see ei meeldi. Sander, tood liimi ise panna või? Ei. See on päris õige. Iga sammu, mis teed liimi püstol, tahab ära liikuda pärast. Ärge seda tutorialina võtke. Ma teen seda, mida ma kuskilt olen kogemata näinud siin, kui Karelile autoklaasi paigaldates vaatasin silmad suured, kus käib. Nii, paneme autole ka. Krundi peale. Ma loodan, et ma liimiga siia pihta ka pärast saan ikka. Et mingi vale koha peal liimi mõne. Nii. Hakkab looma. Vaadake, milline karbon kapott. Nalja tegid, Ei, ausalt tuli äge. Nagu väga elu imiteerib. Nagu see katus või? Jah, täpselt sama. See kile on jah siuke Hiina kile, et see tulemus ei jäänud siuke väga kaunis just. Nii et nüüd on vaja karbonkapott leida. Õige karbonkapott. Või siis, kui oleks minu oma ära ostnud, siis oleks musta saanud. Sa müüsid ära juba? Ma müüsin ära. No võt, ma ei oleks sulle nii palju maksnud. Selles on sul õigus. Siis on vaja carbon bucket siit. Aha. Kõik on karbonist vaja juba. Jah. See rooli plastika karbonist ja kõik AliExpress ikka. Peegli need kattad. Jaa. See on põhiline, need mingid karbon imitatsioonpeeglid. Nii. Siit on tiivad ja kõik asjad. Mulle 46 olid, aga mitte karbonist muidugi. Aga AliExpress. Jees. Nii, tehtud. Mis teed? Teed klippi või? Jah. Väga ilus, väga professionaalne videograafia. No ma võitsin iPhone'i harjutanud. Vahest vaatad, et mõni mees ostab kalli kaamera ja filmib vähe halvemini kui mina isegi iPhone'iga. Vaata, kui hea on seda ennast õigelt kõrguselt sellega filmida. Mul on olemas see selfie stick ka. Ja ma saaksin, kui ma viitsiks seda kaasas kanda kogu aeg. Aga ma unustan kogu aeg garaaži või ma ei tea, Karli tagaistmele selle. Davai. Alguses, kui ma katust liimisin, siis see püss oli põhja keeratud. Täie maks kiiruse peale. Klosis tuli niimoodi. Aga nüüd ma sain Iveco neid külleklaase sai limitud. Siis sain ma aru, et seda asja saab maha keerata. Muidu oli jumala raske sammu teha. Et nii, kui sa tahad edasi minna, siis kohe läks kõik paigast. Nii. Kus see rõngas on siin? See on jumal palju tööd saanud juba see Boschi liimi see püss. Ma arvasin, et sellega ei ole kunagi midagi väga palju. Tuleb.
no Martin läheneb lõpusirgele. Käsi väriseb. Viimane kurv. Viimane kurv, jah. Ja põhjakas. Keeran põhja tagant. Ärge, siis läheb küll asi lappasse. Siit tuleb keerata. Ja. Iga sammuga läheb see asi nagu natuke paigast. Help. See on küll sama sirge kui Tallinna tänavad. Osa. See on nagu kesksuvine teetööd siin. Siia nurka läks natuke palju. Siin läks asi natuke kaugele. Parandame natuke seda olukorda. Nii, on sul need rängad ilusad? See, vaata see. Jaa, tundub ka. Let's go. Alumine äär enne. Ja siis paneme nagu. Nii. Arve vaspukene. Allapoole. Ei. Panna. Üles. Ja see on liigutud. Aga vähemaks. Jah. Siia poole vist tahab ka. Pigem on. Klaas on ees. Koemad küljes. Salong on koos. Paar väikest asja on siin veel. Siit peegli juurest. Ja kapott on vaja peale tõsta, aga kui mul üksinda, siis ma ei tea, kas ma saan seda. Aga põhimõtteliselt hakkab valmis saama. Nüüd saab tuunima hakata või? Päris hea näeb välja selle musta lähega. Jees, mul on räigelt siiber kogu sellest salongi majandusest. Nüüd tahaks käeda õliseks teha mootori kallale minna. Mul siin mingid hädad veel selle liistuga või selle tihendiga ei ole kõik hästi. Ma ei saagi aru, kas on mingi B-osa tihend või. Et sellepärast on nii imelik. Pagass ka. Üks see sahtel on puuduselt veel. Keegi on mul tuunid siin. Et driftis ikkagi saaks aru, kui käsrit tõmbad. Täitsa sile pill ju. Katus muidugi ei ole kõige korralikum. Need leedukad, kellega ma selle ostsin, need on ikka jõuga siin mingeid asju lahti võtnud. Isegi need airbagi, need miks sa topid siia siukse asja taha, et see jääb jälg maha. No täitsa lollus. Nüüd tahab veel korralikku koristamist ja siis vaatame, mis me nende ülejäänud kriipsudega teeme. Et äkki saab need ka paremaks pollida ja siis on juba tänavapill valmis. Siis saame keerata boosti peale ja varsti see käigu hästi. Selle viskab minema. Sinna tuleb 8 HP. Saame nagu, ma ei tea mis, nagu drifti autoses tõmbad ainult muudku käike ja 8 käiku. Selleks mingi eraldi aju ja seda katust panin veel külge. Siis need leedukad olid isegi selle juhtmestiku ära võtnud. Siis ma pidin siit vana katuse küljest ära kakkuma selle. No ma ei tea. Tahaks neile mingi reitingu panna sinna Varosa portaali. Vaatasin, et Coop-Artis on mingisugune võistlus, et näita oma autot, mida sa taastasid. Peaks selle pilliga sinna üles panema. Äkki rahvas läheb hääletab seal veits. Ma ei tea, mis auhinnavand seal oli, aga midagi võib võita. Koduste vahenditega ja odavalt. Aga pildi pealt ei saa keegi aru sellest. Võt, saaks nüüd kapoti ette ja siis saaks sõita. Saaks esimesed proovitiirud teha. Mul on uus kaamera. Pojojoing. Carbon Fiber. Proovisin teha mingid klipid. Ma ostsin endale 360 kraadi kaamera. Aga selline see episood oli. Auto on põhimõtteliselt valmis
arvele võtmiseks ja siis peab hakkama mootoriga tegelema. Nii et kui teile see episood meeldis, siis minge pange subscribe, sest umbes 70% vaatajatest pole subscribe'inud ja vaatame siis, mis me järgmises episoodis tegema hakkame. Ilmselt tuleb ketipidu, ketivahetuslugu ja ega siis mul on mõtted otsas, siis peabki hakkama käigukasti vist tegema. Selles mõttes, et huvitav projekt. Algus oli lihtne, siis oli väga raske, nüüd on jälle tundub, et kõik oli lihtne. Ülikõva, et te kõik vaatate ja näeme järgmine kord. Tšau!